Tere tulemast vaatama ja kuulama hoolimise lauanurga 10. osa. Seekord keskendume teekonnale. Ja see teekond on noore teekond koolist tööturule. Ja me püüame saates vastata järgnevatele teemadele. Milline peaks olema õige õpikeskkond toevajadusega noorele, et ta oleks valmis tööturuks? Kuidas saab kool aidata noort nii, et ta on tööturule liikudes edukas ja leiab endale töökoha? Mis saab noor ise ära teha, et tööturul hakkama saada? Me saates keskendume ka tööandjale, sest tööandja on ju üks olulisemaid tööturu osalisi. Ja me püüame saates vastata sellistele küsimustele, et mida tööandja peaks teadma toevajadusega noore töölevõtmisel ja kus ta ka abi saaks, kellelt ta abi saaks ja millist abi ta saaks, et selle noorega, kes tema juurde tööle tuleb, hakkama saada. Ja selles saates on oluline veel üks nuanss. Me võtame ühe eripära veidi rohkem fookusesse kui mõne teise ja see eripära on neuroerinevus. Ja seda me teeme põhjusega, sellepärast et rahvusvaheline konsultatsioonifirma Deloitte on välja toonud, et vähemalt 15% täiskasvanutest on mõne neuroerinevusega. Ehk siis iga 7 inimene meie ümber. Nii et võtame fookusesse neuroerinevused täna ja ma arvan, et seda on huvitav kuulata ja selles valdkonnas ka ennast harida. Mina olen Gert Valdaru. Stuudiosse olen kutsunud 2 väga hoolivat inimest, kellele läheb väga korda, mis toimub erivajadustega inimestega meie ühiskonnas ja et neil oleks siin parem ja kergem hakkama saada. Esimene külaline stuudios on omanimelise autismikooli asutaja Iivika Mägi. Tere, Iivika! Tere! Aitäh kutsumast ka! Ja teine külaline on Astangu keskuse tööhõive spetsialist Merle Peekman. Tere, Merle! Tere! Oluline on teil veel teada ka seda, et saates on meil intervjuusid, milles aitavad meil teemat avada Töötukassa tööandja nõustaja Tom Rüütel ja ettevõtja Margus Mägi Laohaldus OÜ omanikuna. Ja nendega vestles meie enda projektijuht Remi Gregorisasi. Aga kõik juba omal ajal. Alustame. Iivika, sa oled enda nimelist autismikooli juhtinud juba 17 aastat. Mis ajendas sind looma autismikooli? Tegelikult see kuidagi sai nii algused nagu natuke isetekkeliselt, et mul ei olnud nagu sellist mingit väga sügavat või suurt plaani, et mis ma nüüd kõik sellega tegema hakkan. Võib-olla vastates sinu küsimusele, et tegelikult mul ei olnud nagu alguses seda tehes mingi väga sellist suurt kontseptsiooni või visiooni, mis sellest kõigest saab ja natuke oli ta ka selline isetekkeline, et aga võib-olla see päris alguseks võib lugeda osaliselt seda, et mu oma poeg sai autismidiagnoosi ja ta oli siis tegelikult 2,5-aastane ja sellest on nii palju aega möödas, et täna ta hakkab 20 saama, et toona ei olnud see veel nii tavaline Eestis, et nüüd ma ei olnud ausalt öeldes sõna autismki kuulnud, kui tema diagnoosi sai. Ehk siis tegelikult ma hakkasin talle siin Eestis abi otsima ja mingit abi ma ei leidnud. Ja ma olen selline hakkaja iseloomuga kogu aeg olnud ja tegelikult ma tegin üsna suure karjääripöörde ise ka toona hetkel, et ma olin enne, töötasin üldse finantsvaldkonnas ja omavalitsuste süsteemis. Nii et hakkasin siis õppima seda asja, et kuidas siis toetada seda oma last ja kui ma siis avastasin, ka Eestis pole väga
ülikoolis, läksin uuesti ülikooli ja vaatasin, et Eestis ülikoolis ka ei olnud midagi väga õppida, siis läksin juba välismaale ülikooli seda õppima ja niimoodi ma õppisin ja katsetasin oma poja peale, vaatasin, et kõik toimiski need asjad ja siis mul hakkas nagu see südametunnistus tekkima, et noh, et vist ei ole aus endale kõike seda enam hoida, on ju. Ja siis tundus, et peaks nagu jagama ja kuidagi olid tekkinud mu ümber juba teisi lapsevanemaid ja nii see kuidagi nagu liikuma läks ja nii see loodud saigi. Alguses ma mõtlesin, et ma toetan ka ainult lapsevanemaid, niisugune natuke mingi tugigrupilaadne või midagi sellist, aga noh, siis tulidki juba koolitused peale, perede toetamised ja siis ma ise kogu aeg õppisin edasi ja see valdkond tundus nii põnev ja nii lõputu, mida uurida ja teha ja noh, kui sa niimoodi ütled, et 17 aastat, siis ma nagu ise kuidagi adun ka tõesti 17 aastat, aga mõnes mõttes on tunne, et nagu hops ja alles oli, kui tehtud sai. Aga praegu ole tunne olnud, et pannaks kooli ukse kinni või? Ei ole ja ei ole kordagi olnud vahepeal seda tunnet, et võib-olla ainult siis, kui finantsiliselt väga kriitiline või raske, sest me ikkagi toimime sotsiaalse ettevõtluse põhimõttel, meil ei ole mingid riiklikke toetusi taga ja nii edasi, aga sisu mõttes on nii, et see valdkond on ikkagi nii põnev ja nii selline köitev ja nii palju lugusid ja nii palju erinevaid ka edulugusid juba, et ja noh, meil on ikkagi tänaseks 100 inimesed, pered, keda me siin toetame, kellega tegeleme ja kuidagi kogu aeg on see tegevus kasvanud ja tuleb nüüd uusi ideid, et sellest üksik alustajast, mis ma olin, on täna meil 16 töötajat, teraapiakeskus, meil on riigihanked, üle-eestilised projektid, rahvusvahelisi projekte, kõiki asju ja noh, on põnev ja siiamaani on nagu põnev ja huvitav, et isegi ma ei saa öelda, et see nagu nii palju on see, et ma kogu aeg aitan kedagi, vaid lihtsalt ma teen niisuguse õhinaga seda, nii et ei ole seda mõtet väga tugevalt olnud. Aga aitäh, et sa tulid saatesse, sa saad täna meil ka siin saates rääkida, ma arvan seda, mida sa iga nädalaselt ka koolitustel räägid, et harida siis ka hoolimise lauanurga kuulajaid ja vaatajaid, et aitäh sulle. Merle, et sina astusid Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse uksest sisse 19 aastat tagasi. Ja ka sina oled jäänud oma liistude juurde, nagu kui meil siin Iivik ütles, et 17 aastat oma autismikooli juhtinud, et mis sind on Astangul hoidnud? 19 aastat? Jah, tõepoolest peaaegu 19, et sellel sügisel saab ja kui sa täna päeval ka korra küsisid mu käest selle küsimuse, siis ma hakkasingi nagu mõtlema selle peale, et mis mind siis hoidnud on. No eks ennekõike ikkagi meie õppijad. Et iga aasta tulevad uued õppijad, uued sellised avanemised, et kuidas nad meie juures siis ka paljud särama löövad, leiavad omale palju sõpru, siis kindlasti uued väljakutsed, uued rõõmud. Et meie õppijad on, me oleme seal kolleegidega mõelnud, et tegelikult on selline hea näide on nagu natuke nagu sellised üllatusmunad. Et kui nad tulevad meile, siis tegelikult me ei tea, mis sealt välja koorub kõik. Et lisaks siis muidugi on meie head kolleegid. Et meil on tõesti selline sõbralik maja, et paljud on mitmeid, kes on olnud kauem kui mina, on mitmeid minuaegseid ja siis samuti on uusi kolleege, aga meil omavahelised suhted on head ja see kindlasti hoiab ka sellist, et mitte liikumist minema sealt. Aitäh sulle, nii et sa saad ka meil täna saates jagada kogemusi, mis sa oled 19 aasta jooksul Astangul siis õppinud ja seda jagada teistega. Poolt sellele, ma arvan ka meie kuulajatel on kindlasti hea meel. Kui ma saadet tutvustasin, ma ütlesin, et meil on täna eraldi fookuses neuroeripära. Iivika, kas sa avaksid korra meie vaatajatele ja kuulajatele, mida neuroeripära, mis see on? Ja et ta on selles mõttes on nagu hästi õigustatud küsimus, et ta on mõistena või sõnana tundub nagu päris keeruline, et nagu isegi kuidagi meditsiiniline või kliiniline, on ju. Et võib-olla selles mõttes see avamine kõige lihtsamas keeles oleks see, et
neuroloogia on ju kõik see, mis on meie ajus ja närvisüsteemis ja siis see eripära või mitmekesisus, et mulle meeldib ka neuroloogiline mitmekesisus näiteks mõiste, et ja siis see mitmekesisus või eripärasus on kõik see, mis tegelikult ongi maailma palli peal täiesti igapäevane, meil on ka mujal, meil on, ma ei tea, sooline mitmekesisus, meil on mehed ja naised, meil on, ma ei tea, kogu maakera peal rahvuslik mitmekesisus, kultuuriline, usuline mitmekesisus, et me ei mõtle nii, et kui meil näiteks üks Hiina inimene tuleks siia istuks meie keskele, siis me mõtleks, et meil on siin eestlased ja meil on siin üks häirega eestlane, et me mõtleme, et meil on eestlased ja hiinlased, mis on okei, nii et see nagu ongi võib-olla kõige lihtsamas keeles ja see neurosõna on jah selline, mis natuke raske hoomata, aga tegelikult see neurosükses maakeelses lihtsas mõistes on see meie lihtsalt see aju toimimise süsteem, et närvisüsteem ja ajusüsteem. Ja nüüd neuro eripära alla siis käivad meil, ma ei oska seda diagnoosid või kuidas see nagu nimed? No me võime kliinilises mõttes, me võime tõesti öelda, et need on diagnoosid, sotsiaalses mõttes me räägimegi eripäradest, et näiteks ongi autistlik eripära, autistlik inimene, autist, ATH ehk aktiivsustähelepanuhäirega ja niimoodi need on ja võib-olla seda on ka hästi lihtne hoomata nagu selles võtmes, et kui me näiteks räägime koertest, siis on kõik on päris ausalt koerad, aga on erinevad tõugukoerad, et on taksikoer ja saksa lambakoer ja vetelpäästekoer ja täpselt sama on tegelikult inimestega, et ega meile on ju ka tõu nimetus, me oleme allistlikud inimesed, on ju, ehk siis selles mõttes nagu me inimestel oleks ka nagu justkui mingid tõud või liigid ja nendest ongi siis osad autistid, osad ATH-d, osad allistid, nii et niimoodi see on. Kuidas ütleks nüüd, sa nüüd võrdleksid autismi ja ATH-d, et mis siin on nagu need sellised märksõnad, mis saaks öelda, et on suur vahe? Autismi ja ATH kohta öeldakse niimoodi, et tegelikult on väga palju riike, kus neid käsitletaksegi väga palju koos ja on ka palju inimesi, kellel on mõlemad diagnoosid. Ja aga et nüüd, kui nendest rääkida, kuidas neid nagu aru saada või mõista, et siis väga lihtsas võtmes nende kohta võib öelda, et nad oleks justkui ühe pere 2 venda ja mõlemal on oma nägu peas, ehk neil on sarnasusi, aga neil on ka erinevusi ja sarnasus on kindlasti see, et nad ongi sellised neuroloogilised eripärad mõlemad ja võib-olla selline üks väga sarnane asi on neil see, et on see sensoorne ülitundlikkus on nii autistidel kui ATH-del, kõik need meeleelundid, kuulmised, maitsmised, nägemised ja üldse selline nagu natukene ülitundliku fooniga inimene, aga samas erinevused, mis neid täiesti nagu erinevaks teevad, on nendes joontes, et autismil on iseloomulikud jooned, ATH-l on iseloomulikud jooned ja kõike ma siin täna ei jõua rääkida, aga näiteks hästi lihtsad asjad on sellised, et autistile võib olla väga oluline see, et kui ta tegevust alustab, siis ta peab selle läbi tegema ja lõpetama, et siis on nagu tema jaoks kuidagi nagu selline toimiv süsteem. ATH on pigem vastupidi, tema on see, kelle kõik asjad jäävad pooleli, kas nüüd kõik, aga enamus asju ja tal ei ole sellest probleemi ja pigem see on temale nagu tavapärane või omane, et asjad jäävad pooleli. Või siis ka näiteks püsivus, et kui autist enamasti unistaks koolipäevast, et ta läheks hommikul kooli ja terve päev oleks üks õppeaine ja ta saaks rahulikult sellele keskenduda, siis ATH tahaks seda, et kui meil tavapäraselt võib-olla, ma ei tea, 3-4 õppeainet, et siis võiks vähemalt 8 olla, et kui piisab, kui pool tundi on üks ja siis liiguks juba teise teemaga edasi. Ma tuleks korra selle aktiivsustähelepanu häire juurde veel tagasi, et nagu see nüüd minu tunne võib olla nagu petlik, aga sellega nagu justkui ollakse ühiskonnas nagu leppinud, et autism on niisugune tõsisem asi, et jah, et see on ikkagi, et tuleb inimest toetada igal juhul ja aidata ja siis on see ATH, et siin ka ajakirjandusest võib lugeda iga, ma ei tea, paari nädala tagant, kuidas ka mõni kuulsus Eestis tuntud inimene ütleb, et tal on nüüd ATH. Ja siis on sellised osad inimesed, kes ütlevad, et kuulge, et see ATH on ju mingi moehaigus, et meil kõigil on mingid nagu eripärad, et kuidas siis ikkagi on? Kuidas sina nagu seda näed just ATH nagu vaatenurrast?
Noh, ATH ega tegelikult on nii autismiga kui ATH-ga selles mõttes ikkagi asi lihtne, et kui ma täpselt ei tea, siis ongi selleks kliinilised uuringud, mida teeb psühhiaater ja teed uuringud läbi ja kui tuleb diagnoos, siis on ja kui ei tule, siis ei ole. Et selles mõttes on selline nagu kontrollimine või testimine, kas ma siis nüüd olen või ei ole lihtne ja sealt edasi me jõuame sinna, et kui on kliiniliste uuringutega juba see ATH diagnoosina pandud, siis ju ta on ja ju sellega on vaja arvestada inimese puhul ja siis see ei ole nagu lihtsalt selline moodne nagu sõnakõlks, et mul on nüüd tõsi, sul on selles mõttes tõsi, et tegelikult ka väga paljud inimesed, kes näiteks ei viitsi õigeks ajaks kohale jõuda erinevatesse kohtadesse, tavatsevad öelda, et ma olen siuke ATH-line on ju nii-öelda, et tegelikult tal ei ole mingit diagnoosi, aga ta oma sellist nagu organiseerimatust või lohakust või midagi talle meeldib või et ma ei peagi tuba koristama, sest ma olen ATH on ju, et siis seda nagu peidetakse selle ATH nahka, mis tegelikult on väga halb, et niimoodi tehakse, sest see nagu devalveerib seda ATH päris ATH nagu väärtust on ju, et nii et aga kuidas nagu jah, nagu sellesse suhtuda, et ühiskond nagu tõenäoliselt võtab lainetusega neid asju, et ega on ka aeg olnud, kus autismi kohta öelda, et võta ennast kokku ja mis autist, et võta ennast kokku, eks ole. Pinguta rohkem ja ära ole kinni siin nendes oma mingites sundmõtetes, on ju. Mis sai naera. Jah, täpselt. Ja pildkontaktigagi, et võta ennast kokku ja vaata otsa mulle, et mis sa lollitad siin, on ju. Et see, et teisel on füüsiliselt valus seda teha, selle peale nagu enam ei tule, on ju. Et ega ATH-ga me oleme, ma arvan, umbes samas kohas, et kui nüüd päriselt ikkagi see teadlikkus tõuseks, mis see ATH ikkagi siin just selles neurosüsteemis on, et siis me juba saame nagu aru nende joonte taga, mis see on, miks see tekib ja ka seda, kuidas toetada, et siis me nagu ei tühistaks võib-olla seda päriselt, seda diagnoosi. Aga jah, ma olen suga nõus, et seda tühistab ikkagi tihti see, et see on niisugune sõnakõlks ka nende puhul, kes lihtsalt ei viitsi midagi teha, et ma siin niisugune ATH, nii et Merle, et nüüd, kui me tuleme nagu Astangu juurde ja 19 aastat sa oled Astangul töötanud, siis erivajadus on ju ka see nagu, mis ühiskonnas kohati on, et me oleme sinnamaani, me oleme jõudnud kõik justkui, et ei ole keskmist inimest, on ju, et keegi ei ole meil keskmine, kõik on natukene omamoodi või on nagu eriline, on ju. Aga kui hakkame erivajadusest rääkima, siis me jõuame sinna nagu oleks olemas kuskil keskmine erivajadus. Et tean küll, tal on erivajadus, ma tean küll. Et kui sa nüüd võtad Astangu ette, millised erivajadused, tegelikult see erivajaduste kaart on ikkagi tunduvalt nagu laiem, on ju, millised erivajadustega noored meil Astangul õppima tulevad? No tegelikult tulevad meile peaaegu kõik erinevate siis erivajadustega inimesed, et välja arvatud siis vaegnägijad. Ja selle kõige all sa peame silmas siis tuleb nii autiste, tuleb aktiivsus tähelepanu järgi, tuleb käitumishäiretega, tulevad intellekti puuetega noored, kedagi jääb mul välja praegu. Liikumispuudega, depressioon on ju. Kõike, et see on nagu selline lai mõiste, et ka see ühiskondlik küpsus vajab veel võib-olla siin küpsemist või kuidas sa arvad, Iivika? Ja ma selles mõttes Astangul on kindlasti väga hästi, et seda, kuna ma ikkagi natuke juba lähemalt tean ka seda teie toimimise süsteemi, et siis tõesti võib-olla seal see valik, kes teile nagu tulevad, ei olegi nagu esmafookuses, mis see erivajadus tal on või mis see tema eripära, pigem te vaatategi, et eks ole, kes sobitub õppima sinna, aga jah, ühiskondlikus mõttes, millega, ühtepidi vaata sa tõidki nagu välja Gert selle, et ATH nagu justkui tundub siuke sõnakõlks, aga teistpidi on ta ka nagu see hirmutav nähtus, kui me sellest tööandjast nüüd hakkame rääkima, siis tegelikult väga paljud tööandjad ju pelgavad üldse igasuguste diagnoosidega inimesi tööle võtta, et tuleb üks mure mulle siia, aga mõtlemata sellele, et me oleme täna ka, et sina oled 19 aastat tegutsenud, mina juba 17 valdkonnas ja meil on tegelikult üks põlvkond juba päris suureks kasvanud, kes on väikesest lapsest peale käinud teraapias ja kui mina näiteks mõtlen seda, et ma olen ka ise autistliku poja
lapseootaja ema, et mõtlen oma poega, kes hakkas 3-aastaselt teraapias käima ja nii palju, kui me ka seda teismelise aega ei kartnud, oli tema tegelikult lõpuks ka see, kes käis õpetajatele koolis pakkumas, et äkki ma toon sulle klaasi suhkruvett, et kui sul nagu on natuke enesejuhtimisega raske, et ehk siis tegelikult tema oli juba selleks ajaks käinud 10 aastat teraapias ja tegelenud selle enesejuhtimisõppe ja kõigega, nii et iseenesest, kui tema jõuab tööturule, ei ole ju tegelikult väga midagi karta, et nii mõnigi teine selline ilma diagnoosita on võib-olla palju keerulisem töötaja sulle, nii et aga ja ma arvan, et see on selline hea sissejuhatus meie podcastile, kus me oleme siis toonud välja, et mis see erivajadus on, täpsemalt ka siis, mis on siis autism, ATH. Ja nüüd, kuna meil saade keskendub sellele, kuidas liikuda koolist tööturule, siis ma arvan, nüüd oleks nagu õige hetk teada saada, et mis hetke Eesti tööturg on, mis seal toimub. Ja see ongi aeg esimeseks videoklipiks, kus Remi Gregori suhtleb siis töötukassas Tom Rüütliga ja Tom Rüütli ametinimetus on seal tööandjate nõustaja. Nii et Tom on just see õige mees, kes teab väga täpselt, mis siis hetkel Eesti tööturul toimub. Mis on hetke tööturu olukord? Hetke tööturu olukord on, võiks öelda, et üsna hea. Meil on alla 42 000 töötu ja kui me räägime vähenenud töövõimega inimestest, siis on kusagil 7800, et natuke alla 8000 on nendest seal circa 42 000 on siis 7800 on siis vähenenud töövõimega inimest. Ja kui keeruline on erivajadusega inimesel tööd leida? On keeruline ja ei ole ka. Ehk et tegelikult täna, kas sul on see erivajadus või mitte, siis sul võib olla keeruline tööd leida. Et tõsi ta on, et see hästi palju kandideeritakse igale poole ja CV-de arv, mis tööandja täna saab, on nagu mega kõrge. See arv on päris suur ja ega see tööandja sealt ma arvan, et ta liiga väga ei süvenenud, kas inimesel on mingi erivajadus, kas CV-st tuleb see üldse välja, vaid et ta võtab ikkagi selle järgi, mis on tema vajadus ja et kas see inimene oma profiililt sobib. Kuidas on tööandjad muutunud oma suhtumist erivajadusega inimestest, kas pigem positiivselt, pigem negatiivselt? Tõusud ja mõõnad, aga kui me mõtleme üldiselt mingi pikema ajaraami peale, siis ikkagi palju paremaks. Ja mida peaks erivajadusega noor teadma, et edukalt kandideerida oma esimesele töökohale? Peab teadma seda, et esimene palk ei ole kindlasti 2500 neto, ehk ei saa inimene küsida kohe 2500 kätte, kui tal ei ole midagi pakkuda. See on kindlasti üks asi, mida ta peaks teadma. Teine asi on see, et kuidas ma teen ennast atraktiivseks, eks ole, et kuidas ma paistan tööandjale silma. Et milline näeb mu CV välja, mis on seal kirjas. Ja üks asi, mis teinekord noortel ma panen tähele või veidi tajun seda, on see, et unustatakse ära selline tore asi nagu motivatsioonikiri. Ehk et motivatsioonikirjas inimene saab ju välja tuua oma plussid, oma miinused, miks miinused võiksid olla ka minu plussid ja nii edasi. Ja seal kirjeldada ikkagi ära seda töö, kuidas ma hakkan seda tööd tegema, isegi vaatamata sellele, kui mul on mingisugune erivajadus, puue ja edasi mõttes siis inimene võiks mõelda ka, kuhu ta kandideerib, teha, et mina ei kandideeri tuletõrjujaks, sest ma oleks kehv tuletõrjujaks. Ja miks tihtipeale erivajadusega inimene jääb töövestluselt kõrvale? Sellepärast, et CV ei ole piisavalt atraktiivne.
või siis ei ole see motivatsioonikiri täpselt selline, mis mõtleks, et seda inimest tahaks kutsuda. Kas Eestis on ettevõtteid, kus töötavad erivajadusega inimesed? Kas selle kohta on mingi statistika või tead sa, palju neid seal kuskil ettevõtetes on? Kui me vaatame laia statistikat, siis Eestis töötab täna natuke üle 90 000 vähenenud töövõimega inimese, mis on väga suur number. Kui me vaatame, kui haiged on Eesti inimesed üldse, siis iga kolmas sisuliselt rahvaloendusel on öelnud, et tal on mingisugune terviseprobleem. Ehk siis tegelikult täna ettevõtetes töötab väga palju just terviseprobleemidega inimesi ja kellel on siis määratud see vähenenud töövõime, siis neid on üle 90 000, nii et tegelikult töötab väga palju inimesi. Kas meil on häid näiteid? Meil on suuremad kaubandusketid kindlasti. Tean ka tööstusi, kus töötavad kurdid, liikumispuudega inimesed, pimedad, et tegelikult neid ettevõtteid on. Aitäh Remi Gregorile, meie projektijuhile ja Tom Rüütlile Töötukassast. Kuulsime, milline on siis tööturu olukord. Oluline on, et noorel oleks CV ja väga oluline on, et selle juures ei unustataks ka motivatsioonikirja. Aga veel olulisem oleks see, et sinna CV-sse ja motivatsioonikirja oleks noorel võimalik panna kirja oskused, mis ta on siis omandanud. Ja need oskused tulevadki ju kaasa koolist. Ja nüüd keskendumegi sellele, et milline siis võiks olla see õige kooli keskkond, mis aitab erivajadusega noorel omandada teatud teadmised ja teatud erialased oskused, mida siis CV-sse ja motivatsioonikirja kirja panna ja siis tööturule püüda nagu siseneda. Aga alustuseks ma küsin, head saatekaaslased, et kuidas teie nagu, mis tunded teil või kuidas te tõlgendate neid numbreid, et meil on Eestis 42 000 töötut ja nendest siis 7800 on vähenenud töövõimega ja siis oli veel üks number, mis Tommi intervjuust läbi käis, et meil on ligi 90 000 vähenenud töövõimega töötajad turul. Mis teile need numbrid räägivad? Merle? No, et 90 000 on päris suur arv, et vähenenud töövõimega inimesi, kes on tööturul õnnelikult, loodetavasti. Ja mina arvan, et just Astangu näitel tuua näiteid ka, et kui rääkida statistikast, et siis meie õppijad näiteks, me teeme statistikat ühe korra aastas, võtame poole aasta tagused lõpetajad ja 1,5 aasta tagused. Et siis meie statistika näitab samuti, et meie poole aasta tagustest lõpetajatest on tööturul praeguseks juba rohkem, aga statistika tegemise ajal sügisel 67% ja 1,5 aasta tagustest lõpetajatest oli 75%. Et ei ole ka paha arv. Seal on üks ka see, et kui täna on ligi 70%, siis paljud noored ka juba see aasta on öelnud, et kui lõpetavad kooli ära, nad juunis-juulis puhkavad ja siis võib-olla hakkavad alles töökohta otsima, et see protsent üldjuhul läheb veidi nagu suuremaks. Just, et see vahe ongi nendel 1,5 ja 1,5 aasta tagustel statistikatel, et miks on 1,5 aasta tagune parem, sellepärast, et siis on osad noored ikkagi otsustanud tööturule minna ja leidnud omale siis sobivad kohad. Okay. Aga et sinna tööturule minna, siis peab olema see, mis me rääkisime, peab olema õpikeskkond. Iivika, et mida sinu jaoks tähendab toevajadusega noorele õige õpikeskkond, kus ta on suuteline õppima ja erialaseid oskusi omandama?
minu jaoks on nagu, tegelikult isegi ma võiks üldse kõikidele noortele on võib-olla peamine see vaimse tervise hoidmine, et mulle nagu tundub, et see on see koht, kus kukuvad need ära, kes ei jõua sinna tööturule, ehk siis tegelikult see õpikeskkond, kus ta siis õpib, et isegi kui ta on lihtsalt tavaline noor nii-öelda või siis võtame sinna juurde veel erivajadusega noor, et ma arvan, see võtmetegur, millest edasi hakkab kõik sõltuma, on see, kuidas tal see vaimne tervis on hoitud, et kahjuks ikkagi ma peaks ütlema, et on neid päris palju, kus seda katki tehakse ja võib-olla mitte tahtlikult või teadlikult, sest nii nagu me räägime, et ega Eestis ei ole tegelikult väga kaua väga teadlikult tegeletud ei vaimse tervisega ega ka erivajadustega inimeste toetamisega, ehk siis vahel on ka lihtsalt teadmatusest tehakse seda natuke katki, aga hea keskkond on ikkagi see, kus noor ise ütleb, et mul on hea ja me talle peale vaadates saame ka aru, et tal on hea ja me saame sellest päriselt kõik aru. Püüa korra konkretiseerida, mis see võiks olla 3 asja, mis heas õpikeskkonnas on, et noor tunneb ennast rõõmsana ja tahtena tulla õppima sellesse keskkonda? Esimene on kindlasti need inimesed, kes seal on, et ta tunneb, et ta on oodatud, ta tunneb, et teda tahetakse ja ta tunneb, et ta on okei sellisena, nagu ta on. Et selline inimlik nagu suhtlus. Teine on kindlasti see, et ta leiab ka nagu mingi väljundi endale, et no tegelikult minu arust Tom ütles väga hästi seda, et see sama tema ühes kohas paistev see nii-öelda puudus või see eripära, et kuidas ka seda näidata võib-olla tugev, et see on see eneseteadlikkus seal taga noorel, et kuidas see õpikeskkond nüüd suudab temast tuua ka välja selle positiivset, ta ise saab ka teada, et oi, et aga mul on mingid tugevused ka ja need tegelikult ei ole ka ainult puudused, vaid need samad asjad võivad kuskil mulle kasuks nagu tulla ja võib-olla ma ei teagi, mis see 3. siis võiks olla. 3. on võib-olla see aitamine ikkagi, et ta tunneb, et kui ma olen nagu hädas, siis mind aidatakse, et ma ei ole nagu üksi, et ma arvan, see kogukonna tunnetus ja see kogukonna tunnetus ei ole see, et kõik teised peavad erivajadusega olema ja see kogukonna tunnetus ei ole ka alati ainult selle taga, et kas kõik on nagu jube teadlikud sellest eripärast, vaid ma arvan, et see asub nagu kuskil siin kohas, et nagu südamega kui need inimesed on südamega, siis tegelikult me leiame need õiged lahendused, et võib-olla praegu on niimoodi, kui ma peaks ruttu 3 asja ütlema, siis ma ehk tooks need nagu välja. Merle, kas sa tundsid ära, kui Iivika rääkis, et see on Astangu? Jaa. Ja omalt poolt tahaksin veel lisada, et Astangu näitel, et kindlasti väikesed grupid on, mis toetavad seda õppetööd, individuaalne lähenemine ja tugivõrgustikuga siis koostöö, ehk siis lähedaste ja tugivõrgustikuga suhtleme meie siis nii tööhõive spetsialistidena kui ka õpetajad ja rühmajuhendajad ikka päris tihedasti. Et see on kindlasti toeks. Ja see tugi peaks olema siis vajaduste põhine, et igast noorest lähtuv, mitte pakkumiste põhine. Meil on Eestis väga tihti mingit asja on võimalik saada, mingit tuge, aga otseselt võib-olla ei ole vaja, aga kuna seda tuge, mis sul on nagu vaja, seda ei saa, siis sa lähed võtad siis selle teise toe. Just. Ja lisaks veel, et õppetööd toetavad tugiteenused on meil majas kohe olemas, et saab siis vajadusel neid rakendada. Okay. Sa töötad Merle Astangu Kutsehariduse Keskuses tööhõive spetsialistina. Räägi korra, et mida tööhõive spetsialist teeb siis noore aitamisel keskuses või koolis? Jah. No ma räägin üldiselt, mis me tööhõive spetsialistid siis, milline meie töö üldse välja näeb siis läbi aasta, et me anname karjääri kujundamise tunde, et tundides me siis arutamegi läbi õppijate tugevusi, nõrkusi, võimalusi, lisaks teeme CV-d, koostame, teeme motivatsioonikirja, räägime tööalastest mõistetest lähemalt, me vaatame läbi töölepingute näiteid, harjutame tööintervjuud, siis käime erialastel ettevõtte külastustel. Aitate praktikakohtasid leida? No? Aitame praktikakohtasid leida ja hiljem ka töökohtasid. Praktikakohtade leidmisel siis suhtleme tööandjatega ja viime siis õppija ja tööandja kokku. Ja ma mõtlen seda toe pakkumist tööhõive spetsialiste puhul, see nagu, kui sa eelnevalt rääkisid, et me nagu uurime, kuidas noor pool aastat
pärast lõpetamist tal tööturul läheb ja kuidas tal läheb 1,5 aastat pärast lõpetamist, on ju. Tööhõivespetsialistid töö ei lõppe ju ära noorega see, et kui ta nüüd juunis lõpuaktuselt välja astub diplomiga. Just, et me toetame oma noori kuni 2 aastat pärast lõpetamist ja edaspidi siis, et muidugi meiega võib alati ühendust võtta ka hiljem, aga et me siis suunamegi kas töötukassasse või kuhu on vaja siis, mis noorel täpsemad probleem on, et siis asutustesse, et kes saaks nendega edasi tegeleda. Kuidas sina, Ivika, nagu tajud, et me ise Astangul nagu näeme, et on sellised sillad noortel ja see sildade ületamine on eriti raske toevajadustega noortel. Üks on see koht, et kus sa lähed siis alusharidusest ehk lasteaiast kooli. See muutub kõik jälle see keskkondas, et see leida see õige kool oma lapsele, kes on siis see kaasav haridus küll, aga kas seal ikkagi ka siis on tugispetsialistid juures, et selle kaasava hariduse juures. Teine selline keeruline etapp, raskem etapp on kindlasti põhikoolist siis järgmisse aastamesse minna, on see siis gümnaasium või on see kutsekool, rakenduslik kolledž. Ja 3. suur sild on see, mida me ka nagu praegu nagu räägime, on just see, et kui sa nüüd lõpetad kooli, kuidas minna tööturule. Et mida sina nagu näed siin nagu siis just kooli pool, ma mõtlen nüüd räägime sellest sillast kooli lõpetamisele tööturule, millist abi võiks pakkuda nii noorele endale kui ka lapsevanemale? Ma kõigepealt enne tahaks korra kommenteerida seda sinu vastust, Merle, et ma arvan, et mis see Astangu nagu hästi eriline osa ongi see, et tegelikult seda, et me nagu justkui teame, mida selle noorele pakkuda ja neid mingisuguseid CV-õppeid ja neid on ju meil terve kõik tavaõpped ka täis, aga mis on see eriline, on kindlasti teil ja võib-olla mõnes üksikus koolis veel Eesti peal, on see, et see inimlik aspekt, et me ka vaatame, et see päriselt selle nooreni kohale jõuaks. Et võib-olla nagu Tom ütles, et paljud jätavad motivatsioonikirja tegemata, äkki nad ei oskagi seda teha ja siis me vaatame seda, aga kuule, sul koolis oli ju karjääriõpet, sulle õpetati, aga see autistlik noor, temal läks võib-olla kõik täiesti mööda. Ehk siis teie nagu see eripära kindlalt on see, et te hoolitsete selle eest, et see asi, mida te õpetate, jõuaks ka päriselt noorele kohale ja jõuaks sellise nii-öelda edasiandmise viisiga, et tema võimeline seda vastu võtma, et see on nagu see minu meelest väga eriline asi ja kus tuleb see inimlik aspekt nagu mängu, et mida te teete seal Astangul, on ju. Nii, nüüd küsimus oli see, et nüüd ega see haakub, tegelikult see kattub ka sellega, see, mis sa kenasti kirjeldasid, et kuidas siis aidata noort ületada seda silda, mis läheb koolis tööturule. Et eks sa kenasti ütlesid, et see on niisugune isiklik tugi ühelt poolt ja noore nagu selline püüda aru saada, mis see noore nagu siis hirmud võib-olla tuleviku tööturu ees on. Ja kindlasti aidata ka siis see, mis meil täna on siin väga oluline sõnum, mis ka Tom ütles, ma arvan kõigile nagu noortele, kui te kandideerite, tehke motivatsioonikiri ka ära, et mitte ainult CV, vaid ka motivatsioonikiri, seal on võimalik siis välja tuua ka võib-olla oma tugevused just pikemalt. Aga on sul veel miskit sellist just see etapp, et mina mõtlen nagu seda, et võib-olla mis on nagu oluline, nüüd näiteks nagu teil on see kutseõppeaste või siis ka üldse koolis tegelikult mõtestada seda, et mis seda silda nagu aitab natuke ületada, on see, et me saame nagu selles eelmises või silla esimeses otsas veidi nagu mudeldama hakata seda, mis seal silla teises otsas tuleb, eks ju. Ehk siis, et kui me nagu mudeldame siin otsas seda, et kuidas see tööl siis see praktika, eks ole, et ma käingi päris töökohas praktikale, et me nagu mudeldame natukene seda, mis mind seal silla teises otsas ootab, et me ei mõtesta nagu seda õppimist kui lihtsalt mingit eraldi seisvat, iseseisvat tegevust, vaid me mõtestamegi seda tegelikult
väikse sükse eeltööna, mis seal silla teises otsas tuleb, et siis ma arvan, et seda silda ongi tegelikult lihtsam ületada ja tekib ka nagu see realistlikum arusaam selle noorel, mida see tööl käimine üldse tähendab, on ju, mis need tööandja ootused on ja mis veel, näiteks mida meil on ju, me teeme teraapiaid palju noortega, mida me kuuleme, on hästi palju niisugust hirmutamist ja ähvardamist, et sust ei saa kunagi midagi, sa ei saa hakkama millegiga, kui sa siin nüüd oma tuba ära ei korista, siis keegi sind kunagi tööle ei võta ja mõtle, kui see noor nüüd hakkab seda silda ületama ja tal on kuklas ainult kõik need nii kodust tulnud, koolist tulnud, igalt poolt on ju, ma mäletan isegi oma kooliaega, kus mul õpetajad, vene keele õpetajad ütles, et sinust ei saa mitte kunagi mitte midagi, et siis nagu need kohad ja mul on tänaseni see meeles, eks ole, et mitte kunagi mitte midagi must ei saa, et need on need sõnad, mis jäävad meelde ja mõtle, kui sa nüüd oled see noor inimene, kellel pole väga suurt elukogemust ja sa hakkad seda silda ületama ja sul on see kõik see kotiga seljas kaasas, et must ei saa midagi, ma olen laisk, lohakas, saamatu, mõttetu inimene, mida nad kõik kuulevad, imelik pealekauba, siis ongi raske see silla ületamine ja sealt ju tuleb see eneseusu teema, nii et võikski nagu seda vaadata, et see minapilt ka terveks jääks. Just ja kindlasti, et on ju ka igal meist on mingid tugevused, rõhutada just tugevustele, see positiivse poole. Kas sa oskad siin midagi sellist koolikeskkonnast praegu eriti veel mingit spetsiifilisemat asja veel neuroeripäradega noorte puhul, et mida nagu koolikeskkond peaks silmas pidama, et nad suudaksid õppida ja omandada teadmisi ja nad oleks motiveeritud ja rõõmsalt tulevad kooli? Mõned asjad on väga lihtsad, näiteks kas või need samad mingid eraldumise pesad võiksid olla, et kui tekib see ülestimulatsioon tundlikumal inimesel, et tal on võimalik kuskile ära eralduda, mitte ta ei pea lihtsalt koolist põgenema, et see on üks selline väga lihtne asi, siis kindlasti mina olen ise väga õppimise ja teadmiste usku ja ma arvan, et juba see ka aitaks väga palju, kui lihtsalt õpetajad hariksid ennast, teeksid selgeks, mis see autism on, mis see ATH on, mis need asjad kõik on, et kui ma nagu tean juba seda, siis mul on ka lihtsam mõista, et näiteks kuna ma koolitan tõesti palju õpetajaid, siis tegelikult ma ei liialda, kui ma ütlen, et ma võib-olla ikkagi iga kuu kuulen seda koolituse lõpus, et kui ma oleks enne teadnud, et see polegi nii hull asi, ma oleks palju rahulikumalt suhtunud nendesse autistidesse, nii et see teadmiste nagu tase, aga see on meie enda kätes, et ma saan ju alati juurde õppida asju, et kindlasti see, et olla lihtsalt teadlikum õpetaja, aga jah, et neid võib-olla need eraldumise pesad, võib-olla seda sama tugevust, et olgu, et kui ma ei suuda mingit ühte asja seal teha, siis ma võib-olla olen teises asjas väga tugev, et kui ma ei ole näiteks selles käsitöös ja loovtegevuses mingi tohutu andekas, aga äkki me märkame seda, et ma olen ajaloos jube tugev näiteks, mitte me ei nulli nagu seda ära, et jällegi vahet ei ole, et sa selles ajaloos oled tugev, aga muudes sa oled nõrk, et mulle tundub, et meil läheb nagu see tähelepanu rohkem nende puuduste ja nõrkuste peale kui selle peale, mis on tegelikult tugevus. Nii et... Ei, see on nii inimlik ühelt poolt jälle see nõrkustele rõhumine. Ma mäletan, et kui mul ikkagi poeg tuleb jälle koju, vaatan e-koolist, et 5 saanud, väga tubli, ja siis ta on ka 3 saanud. Ja siis see esimene reaktsioon on, oota, aga miks sa selle 3 said? Ja siis sa nagu, nüüd ma olen õppinud seda ka, et ma ikkagi räägin 5 võib-olla enne. Ja siis ääri-veeri võib-olla küsin. Aga see on ka kuidagi selline meil selline inimlik, et leida, otsida nagu vigu. Ma ei tea, kas see on eestlastel omapärane või on see siis meil inimloomuses selline, et otsime kõht viga? Tead, mis minu meelest, ma arvan, et see isegi ei ole nagu otsida vigu, vaid mulle on tundunud, et see veidi nagu oskamatust dialoogi pidada lihtsalt, sest tegelikult ega see ka ei ole halb asi, me ei pea nagu ka nagu suhkrukooriku alla panema ka kõiki neid asju, mis ei ole väga hästi, ka erivajadustega inimeste puhul, et olles ka ju ise erivajadusega poja emad, kui ma nagu kõike seda kogu aeg siluks ja kuskile vaiba alla paneks, mis ei ole hästi, siis ta ju ei teakski enda puhul, mida nagu parandada, kuhu edasi jõuda, aga pigem mulle tundub, et see on see oskus dialoogi pidada ja oskus võib-olla seda, et sa nagu võtadki suhteliselt neutraalselt, et kuule, et ma vaatan, sa oled hindeid täna saanud, et räägi mulle ise nendest natukene, mis sa oma nagu soorituseks või saavutuseks ise pead, et võib-olla tegelikult ta peab ise oma saavutuseks seda 3 hoopis, sellepärast, et tal oli mega raske kontrolltöö, mida ta tegi juba, ma õppis selleks nädal aega ja arvas, et ta saab 2, aga ta sai 3 ja see 5 võib-olla tuli niimoodi,
niimoodi, et ei teagi, on 5 ka või on, et noh, võib-olla see dialoogi moment on üldse nagu oluline seal, et kuule, et mis sa ise nagu oma saavutuseks pead, on ja kas sa tahad, et ma näiteks milleski toetan, et mulle nagu tundub, et 3 peegeldab võib-olla seda, et sul on natukene mingit lisa äkki tuge vaja või tunned sa seda, et seda oleks vaja, või see on hoopis niimoodi, et sul ei olnudki see nii oluline asi ja las ta siis jääda see 3, aga et just selline nagu dialoogi pidamise oskus. Et see, ma olen täiesti sinuga nõus, et see on ka tegelikult, see on see, et kohati ju see, et mõni, et õppida 3 peale peab rohkem pingutama oma eripärast lähtuvalt kui see, et mõni saab 5. Et me peaks suutma nagu tunnustada ka selle eest. Ja samamoodi ka õpetajaid. Tunnustatakse ju neid õpetajaid, sul on kõik 5-lised. Küll sa oled tubli õpetaja. Aga keegi ju ei mõõda seda, millise pingutuse tegelikult keegi on läbi viinud. Ja võib-olla see, et õpetaja on aidanud kellelgi 3 saada, see on nagu tunduvalt suurem töö olnud kui kellegile nagu 5. Et see on tõesti selline teema vist, mis võib-olla tulevikus võiks rohkem suuta ühiskond hinnata. Praktika. Siin Tomil käis nagu läbi seda, et noortel on selline võib-olla natukene vale arusaam, et kui ta tööturule siseneb, et siis peab kohe saama seal 2500 ja rohkem. Ilma isegi, et seal võib-olla praktikat ei ole kuskil läbi viinud. Et kuidas sina tööhõive spetsialistina näed praktika rolli olulisust noorele? No praktika roll on selles mõttes juba oluline, et enamus meie noori, kes siis esimest korda praktikale lähevad, see ongi nagu esimene kokkupuude üldse päris tööeluga. Et enamasti me 99% me ikkagi suuname oma õppijad asutustesse väljapoole astangut praktikale ja seal nad saavadki oma esimese kogemuse. Me proovime muidugi teha, et see esimene kogemus oleks võimalikult pehme ja hea ja positiivne, et kuna praktikaid tuleb veel neil elus ette, et siis nad oleks ka valmis minema edasi. Kas, ütleme, praktika on väga hea eeldus, et sa võid ka samasse kohta tööle saada? Ja, parim olekski ideaalis see, et me viimaseks praktikaks oma õppijatele vaatame sellise koha, kes päriselt ka vajaks tööjõudu. Et kui õppija on plaanis tööturule minna, et osad õppijad ütlevad kohe, et nad lähevad edasi kooli ja näiteks, et avaldavad ka soovi, kus nad sooviksid oma viimase praktika teha. Aga kes soovib päriselt tööle minna, et siis vaatamegi selle järgi ka, et kus oleks tõenäosus, et tal on võimalus tööle jääda. Ja see olekski parim, et siis ka lisada sinna siis töötukassa teenused juurde ja seda siis saaks siis kombineerida parima võimaliku viisi siis pehmelt siis tööellu suunduda. Selge, nüüd hakkab töö, sa ütles kenasti, et on valmis tööturule suunduma. Kas on võimalik kuidagi hinnata ka, et kas öelda, et jah, noor on nüüd tööturuks valmis? Mis need märgid on? No mina ikkagi arvan, et see päris palju, kas ta on tööturuks valmis, et seda on näha ka koolis tema iseseisvumise pealt, aga lisaks ka sellele, et ta ise tahab minna. See sisemine motivatsioon ja tahe. Just. Et kõige raskemad juhud ongi, et kui on, meie näeme, et igatepidi on tubli valmis tööturule minema, aga ise ei taha ja võimekus on täiesti olemas. Et need on kõige raskemad juhud siis. Väga hea. Võtaks selle haridusbloki kokku võib-olla selliselt, ma küsin teilt veel lõpuks, et kujutage ette, et olete nüüd haridusminister. Mis võiks olla see üks asi Eesti haridussüsteemis, mis vajaks muutmist kohe ja praegu toevajadusega noort silmas pidades? Mina teeks kohe kaasava hariduse päriselt praktiliselt toimivaks, sellepärast, et ma tean, et meil on ju Eesti riigis ikkagi selles, mis on ju tore, et meil on nagu põhimõtteliselt olemas see kaasav haridus, aga praktikas on selle nagu rakenduslik pool suhteliselt selline, võib-olla puudulik ongi õige sõna tegelikult, et ja ma tegelikult olengi seda natuke imestanud, et võiks ju sealt poliitikute poole pealt nagu isegi vaadata rohkem siia praktika poole peale, kaasata praktikuid, et kuidas me seda sellisest nagu reaalsest toimimisest ka saaksime tööle, sest mina usun sellesse, et raha ei ole maailmast otsas, raha saab väga palju ressursse planeerida, majandada, toimetada, eriti arvestades oma ka varasemaid haridusi
kus mul sellest finantsvaldkonnast võib-olla on okei teadmised, et nii et selles mõttes ma võib-olla teeks selle otsuse, et ma kuidagi prooviks seda rakenduslikku poolt Eestis kaasava hariduse suhtes toimima saada. Ja me ei pea selleks mingeid üleloomulikke pingutusi tegema, et meie paljud naaberriigid on ju selle tööle saanud. Nii et ma arvan, et võib-olla võtaks sealt natukene mudeleid, ideid, vaataks ressursid üle, kaasaks praktikuid ja paneks selle nagu päriselt tööle, mitte ainult paberitel tööle. Elle? Mina siinkohal nõustun siis Iivikaga. Et kaasav haridus tuleks panna tööle, mitte ainult paberile. Just. Nii. Selge, sellega võiks selle sõnumiga siis praegu lõpetaks selle bloki ära ja nüüd on ju see järgmine faas, et kui nüüd noor siis me ütlesime, et ta on nagu valmis, ta on sisemiselt tunneb, et ta on valmis tööturule minema, siis ma arvan, nüüd ongi õige hetk minna selliseks tööturu praktika poole peale ja pöörduda päris tööandja poole, kellel on kogemust erivajadustega inimeste töölevõtmisel. Nii nagu ma saate tutvustamisel ütlesin, siis meil on selleks oma head kogemust ja oli nõus jagama Margus Mägi, kes on laohoolduse osaühingu omanik ja siis me saame öelda, et tema kuulub nendesse positiivsetesse näidetesse, kategooriadesse, kes lihtsalt tegi ühel hetkel otsuse ja võttis ja võtab jätkuvalt erivajadusega inimesi tööle. Nii et kuulame teda. Olete pikaajaline ettevõtja, kelle ettevõtte uks on avatud erivajadustega inimeste tööle võtmisel. Millega teie ettevõte tegeleb ja kuidas teie juurde tööle erivajadusega inimesed satuvad? Kas otsisite või ise või on see juhtunud juhuslikult? Pikk küsimus. Ega nad siia ise juhuslikult ei satu. Sa ikka kas tunned kedagi või tunned kedagi, kes tunneb kedagi ja kes siis oskab öelda, et see inimene suudab teha seda, teist, kolmandat. Kinnisvarahalduses on väga palju tegevusi, mis põhimõtteliselt sobivad kas liikumispuudega või autismidiagnoosiga või ATH diagnoosiga inimestele. Siin on väga palju selliseid tegevusi, mis ei ole erialaselt väga nõudlikud. Kas nad on ka saatnud mõned erivajadusega inimesed näiteks CV-sid? Jah, kunagi me otsisime ühte töötajat, siis me vastupidi, me tahtsimegi liikumispuudega inimest. See oli arvutitöö laua taga ja me ei tahtnudki, et ta kohal käib. Ja selline inimene meil oli tööl 3 aastat. Ja miks ta ära läks? Ta läks ära sellepärast, et ta millegipärast tundus, et ta leidis parema töökoha. Ja millist tööd nad on teie ettevõttes teinud siis ka teised erivajadusega inimesed, mitte ainult ratastoolis? Koristustööd, tänavapuhastust, masinaga, harjamasinaga liikumine, muruniitmine on väga levinud töö meil. Ja siis mitmesugused vana elektroonika lammutamistööd, kus inimene teeb tööriistadega ühte sama liigutust, ta peab panema mutrid, plastmassi juhtmed eraldi kohta. See oli väga popp tegevus meil vahepeal. Ja kui te nad tööle võtsite, mida te kõige rohkem kartsite? No eks ikka tööandja kardab kõige rohkem, et midagi juhtub inimesega, midagi ettearvamatut, aga kui piisavalt, ma arvan, instrueerida, siis ei saagi midagi väga halba juhtuda ja kui ei ole just saagide või mingite raske mehhanismidega tegemist, siis akutrelliga on võimalik ennast natuke vigastada. Mida silmas pidada sisseelamise perioodil, mida tegite teisiti kui tavapärase töötajaga või ei pidanudki erisusi tegema? Väga suurt erisust ei ole vaja, aga meil on suured objektid. Ehk inimene ei hõlma hektareid on palju, kus kõndida, käia, mida silmas pidada, liiklusskeemid, neid tuleb võib-olla mitu korda, aga seal ei ole vahet üldse inimesel. Et
et igal inimene on keeruline seda kõike kohe hõlmata, et tulebki mitu korda ja seal ei ole tähtsas, et kas see inimene on erivajadusega või mitte. Kas te olete ka näinud, et näiteks erivajadusega inimesele kõrvale, kes teil töötab, on vaja sellist mentorit või pikemat õpetajat, kes õpetab rohkem kui ühe korra? Jaa, meil on praegu üks erivajadusega vanem inimene, pensionär tööl ja temal ongi noorem mees kogu aeg kõrval, kes sõidab autoga, ütleb talle, mis ta peab tegema ja ta teebki. Ta on praegu haiguslehel juba 2 nädalat. Mida see inimene on teie meeskonnale andnud, mida te ei osanud oodata? Konkreetselt see inimene, kellest me praegu räägime, siis tema oli metallitöö spetsialist, kui ta oli noorem. Ta oli tootmisjuht ja tema teadmisi me suudame siiamaani kasutada. Ta oli ka pensionär, keda ei tahetud enam tööle võtta. Ja ta töötab meil 3 päeva nädalas, sest ta ei jaksa rohkem, aga see on okei. Kas te võtaksite uuesti erivajadusega inimese tööle ja mida ütleksite tööandjale, kes praegu kõhkleb? Ma arvan, et erivajadusega inimene ei ole mingist teisest maailmast. Ta on täpselt samasugune inimene nagu me kõik. Tal on võib-olla mingid liigutused on piiratud või mingid teadmised või mingid võimed on natuke piiratud, aga sellega tuleb arvestada. Siin ei ole midagi ilmvõimatut, et tööohutus peab olema tagatud. See on kõige tähtsam. Ja kui see on korras, siis ma ei näe, et üldse mingit erisust võiks olla. Aitäh Remile, kes intervjuud läbi viis tööandja Margusega. Nii et see oli siis tööandja Marguse lugu. Ja nagu kuulasite ja vaatasite, siis maailm ei kukkunudki kokku, kui erivajadusega inimene ja inimesed tööle võeti. Vaid nagu kenasti Margus ütles, et jah, nende võimed võivad olla natuke piiratud, aga töökohta on võimalik siis seadistada või sättida selliselt, et see on sobilik toevajadusega noorele või toevajadusega inimesele, antud juhtumil ka isegi pensionärile, et ta saab töötada ja kasu saavad mõlemad. Saab kasu nii ettevõtte kui ka erivajadusega inimene, kes on tööle tulnud. Nii et hea selline inspireeriv ja positiivne lugu ja ma arvan ka julgustav lugu toevajadusega inimesi tööle võtmiseks. Aga ma küsin teilt, Ivika ja Merle, head saate külalised, et kui te just kuulasite nagu siis Margust, et mis teile sealt kõige rohkem kõrva jäi? No minule meeldis see mõte, et võtab töö erivajadusega inimesi tööle ja maailm ei kukugi sellest kokku, et selline üleskutse nagu teistele tööandjatele. Minule nagu meeldib üldse, isiklikult nagu kõnetas ka see, et siiski me nagu arvestame, mis on selle konkreetse tööle tuleva nagu inimesega see eriline vajadus siis, et kas siis tõesti, ma ei tea, sätime seda tööaega või töökohta või midagi teeme ja samas mulle meeldis ka see, et aga kui ei ole, me ei pea kunstlikult mingid imesid hakkama tegema, kui meil on esimene korrus, see laud on olemas ja kui see inimene ka nagu, kes tööle tuleb, ise otseselt ei küsi midagi, siis me ei pea ka mingid väga eri-imesid hakkame seal tegema, aga samas ikkagi nagu see pool, et ma võtan nagu arvesse seda, et mis see erivajadus on, et ma päris ei suhtu temasse ka nii nagu ilma erivajaduseta inimesse ja pärast mõtlen, et ei tulki välja, vaid et ma ikkagi võtan seda arvesse ja ka kohandan seda mingisugust tööolustikku vastavalt sellele, et ta oleks nagu võimeline saama eduelamusse tööl, et vaat see osa mulle nagu meeldib, et kohandada seda asja nii, et inimene võimeline saama eduelamust oma töökoha peal. Ja, et Margus oli saanud hirmust kenasti üle, et erivajadusega inimese tööle võtta, ainuke hirm oli, et tööohutus vastaks sellele, et inimene nagu viga ei saaks. Merle,
aga räägime korra hirmudest edasi, et sa igapäevaselt praktiliselt puutud ka kokku tööandjatega, otsides praktikakohtasid või ka siis juba tulevast töökohta. Mis need tänapäeval need peamised tööandjate hirmud siis on erivajadusega inimese tööle võtmisel? No kindlasti see sama tööohutus on üks teema, et tuuakse välja, et meil on siin liiga ohtlik töökeskkond ja et näiteks ka, et meie kas õppinud pagarid, kes meil on õppinud abipagarid või abikokad lähevad mõnda kööki tööle, et meil on siin nii kuumad ahjud. No loomulikult on, nad töötavad ju, õpivad ka iga päev kuumade ahjude juures. Et sellised tööohutuse teemad on küll, mis tuuakse ettekäändeks. Ma ei saa öelda, et ainult ettekäändeks, inimesed päriselt tunnevad hirmu, Aga sa võid kinnitada, et Astangul on ka päris suured puidumasinad, mille taga nad peavad töötama, on päris ehtsad pagari ja abikokkade ahjud, mille juures nad peavad töötama, mis on võib-olla isegi mõnes kohas paremad kui mõnes kohvikus ahi. Nii võib olla küll. Kinnitad seda, jah? Kinnitan. Nii võib olla küll. Et see hirm ei ole siis selles mõttes, et see hirmu võib tunda, aga see ei ole nagu selles mõttes ma ütleme siis, mille taha võiks jääda asi. Ja kindlasti mitte ja lisaks on veel, et tööandja mõtlevad tihtipeale, et äkki et kuidas ma temaga rääkima pean, kuidas ma temaga suhtlema pean. Et see sama just ongi ka autistlike noorte puhul, et aga kuidas ma temaga räägin, et saab ta ikka aru. Et sellised hirmud on, siis on et äkki ta ei tule kohale, et pole temaga arvestanud. Aga selliseid asju võib juhtuda ükskõik kellega, et pigem tulevad nad kohale rohkem kui võib-olla sul või teine töötaja tänavalt, kelle sa oled palganud, et selles suhtes, et neid hirmusid me ikka peame maha võtma aegalt, jah? Jah. Noorte puhul pigem, mis ma Astangul, kui ma kuulan ja noortega suhtlen, on see, et võib-olla minnaks liiga vara kohale. Et tahetakse kindlasti juba nagu oodatakse seda võimalust ja siis ma olen kuulnud, et ka see on võib-olla natuke vahest võib-olla tööandjale natuke nagu selline küsimus, mis ta nii vara siia tuleb? No on juhtumeid jah, kus ikkagi tund aega varem juba oodatakse ukse taga ja mõnel puhul ka mõni õppija on paar tundi varem juba kõnnib ümber maja, et me, just näide on ka, kuna meil on ka tööharjutused, kus me saame siis eelnevalt, õppijad saavad tööd harjutada, et sisse elada paremini tööturule, et siis see on küll näiteid, kus õppija on ikkagi mitu tundi varem kohal ja jalutab seal, väsitab ennast selleks ajaks ära juba, kui päriselt tööle hakkab. Aga mis sa siis tööandjatele praegu ütleksid kokkuvõtva nende hirmude mahavõtmiseks? Ütleksin, et ei ole vaja karta erivajadusega noori või inimesi üldse tööle võtta, et tegelikult täpselt samasugused inimesed nagu kõik meie teised. Et seal ei ole, selles mõttes ei ole suurt vahet. Ja kui ongi vaja kas tõesti nagu kohandamist, et siis selle puhul saab ka töötukassa poole pöörduda töökoha kohandamise osas. Samuti saab töötukassa poole pöörduda, et võib-olla alguses on noorel vaja tugiisikut kõrvale, et see sama tugiisik saab olla sealt samast asutusest, et läbi töötukassa teenuse, kus töötukassa siis tasub selle eest, lisaks siis, et ta teeb oma tööd nagunii seal asutuses. Okei. Kui nüüd räägida neuroerinevusega noorest, et kuidas sina tajud, kas mingit sellist tööturu poolt, mis on äkki just neuroerinevuse noorega ja hirmudega seotud, et mille võiks praegu nagu maha võtta? Ma mõtlen üldse seda, et tegelikult hirm on nagu ju iga inimese selline individuaalne sisesüsteemi teema, ja kui ma olen nüüd tööandja ja ma avastan, et mul on selliseid hirmusid, et ma ei julge nüüd võtta kas siis autistlikku noort või ATH noort või inimest või täiskasvanut või ükskõik mis erivajadusega inimest tööle, et siis võib-olla see esimene mõte võikski olla kõigepealt iseendaga tegeleda, kuna see on minu sisesüsteemi teema, mis tegelikult ju on mingisugune plokk või takistus mul võib-olla millegi palju paremani jõudmiseks, kui ma selle maha saaks endalt. Ja ega hirm tuleb meil tihtipeale kas sellest, et mul on mingi kogemus ehk minevikust või siis tuleb sellest hirmust tuleviku ees, et mis siis kõik juhtuda võib. Ja kogemuse puhul ma võiks jälle seda nagu öelda, et tõesti ma kuulen seda ka ise tööandjatelt, et näed,
mõned võtsime tööle, tegelikult ei läinud hästi, aga noh, mõnes mõttes, kui sa oled tööandja, siis selleks ei ole vaja erivajadusega inimest tööle võtta, et ikkagi juhtub nii, et kui sa oled tööandja, siis sa pead arvestama selle versiooniga, et aeg-ajalt ma võin tööle võtta töötajaid, kellega võib-olla ei lähe hästi, et sealt nüüd jääda kuidagi takerduma sellesse hirmu edaspidise suhtes on võib-olla koht, kus võib ise teraapiasse minna või midagi endaga ise teha, et vaadata, et ma ei paneks seda plokki omale ette, et aga noh, muidugi on nii, et kui me võtame autistlikku inimest, kes läheb tööle, tal on ikkagi oma need eripärad ja erivajadused, et mis ma võib-olla nagu mõtlengi, ma jäin nagu korra mõtlema ka selle üle, et üldse selles ettevalmistamisel noorele, kui me teda tööturule ette valmistame, oleks tegelikult ja ilmselt on ka, mida teie teete, on väga oluline osa ka sellest, et ta oskab ise rääkida oma nendest asjadest, mida ma vajan seal töökohas, et miks ma usun seda te teete, on see, et ma kas oma poja pealt täna tean ja näen, et ta aeg-ajalt informeerib seda oma praktika või seda juhendajat seal, et mida tema siis vajab täpsemalt ja see ongi see, et ega ta peab selle selgeks õppima, kuidas siis iseennast ka tutvustada sellele tööandjale ja ma arvan, et sealt võikski nagu see tööandja hirm ka väiksemaks minna, kui ta teab, et ma võtan tööle erivajadusega inimese, kes oskab ise mulle infot anda, mida ta vajab ja mida ta näiteks ei talu või mida ta ei saa teha või mida ta just vabalt saab teha, Aga ja et siia ma tahangi lisada, et me ennem, kui me ka see praktika teema juurde tagasi, noh, mis viib ju tööni lõpuks, et kui me läheme praktikabaasidesse, et me käime enne praktikat kõik baasid läbi koos õppijaga ja et olen mina tööhõivespetsialistina või mõni teine tööhõivespetsialist kaasas ja on ka kutseõpetaja. Ja tavaliselt me valmistamegi siis noore ette, et ta seal ise räägib endast, et see on nagu tööintervjuu ikkagi, aga lihtsalt meie toega. Et ta juba tutvustab ennast ja siis täpselt, et räägib ka, et võib-olla mida tähele tema puhul panna või mis võib ette tulla ja mida siis teha, et noh, näitena ka, et üks noormees ilusasti rääkiski ühel tööintervjuul, ütles, et noh, läks abikokaks, ütles, mul võib tulla vahel nutuhoog peale. Et aga ärge tehke üldse välja minust, ma lähen siis nurga taha, nutan natuke ära, tulen tagasi tööle ja täpselt nii oligi, kõik klappis tööandjaga ilusti, sellepärast, et tõesti need hood vahepeal käisid, aga et kõik võtsid seda, et kuna ta ise oli selle välja toonud, et ma rahunen ise maha, tulen tagasi, et siis nii toimiski. Et see kindlasti on selline, mis võtab pinged maha tööandjal ka, et ei ole üllatust, et mis nüüd juhtus. Vaata, kui hea näide on ju selles mõttes, et jällegi ma saan nagu tööandja seisukohalt ka aru, et kui äkki toimub mingisugune arusaamatu situatsioon, et mul lihtsalt võib-olla ka inimlikult mõttes jääb paha tunne sisse, kui ta nutab seal ja ma ei tea, mis lahti on, kui täiskasvanud näiteks noormees seal nüüd hakkab nutma, siis see tundub nagu esimeseks selline, et nüüd on ikkagi midagi väga halvasti läks. Aga kui ma seda ette kõike tean, siis on nagu okei. Nii et... Aga ma küsin, millal teie arvates siis on see õige aeg tööotsijal anda teada tööandjale või kus ta kandideerib, et tal on erivajadus. Ja vot see on see tema erivajadus on selline. Millal see õige hetk on? Kas seal võib olla oht jälle, mõned kindlasti kardavad, et kui on tööintervjuu, ta seda räägib, siis ta lükatakse kohe kõrval, on ju. Kas ikkagi tuleks ka tööintervjuul sellest juba rääkida või siis sellel hetkel on välja valitud või millal see õige hetk võiks olla? No tegelikult ma ikkagi arvan, et see ongi see tööintervjuu, see kohta tuleb CV-sse seda ei pea tõenäoliselt panema, aga tööintervjuul võiks seda rääkida ja tõsi, see võib mõnel juhul lõppedagi sellega, et teda ei võeta tööle, aga teisalt jälle on nagu see, et ega siis ka nagu hea ei ole, kui ta läheb sinna tööle ja seal teda valitakse välja ja siis tuleb välja, et tegelikult tööandja ei suhtu hästi sellesse, et ega ta paremini ei hakka siis suhtuma ja siis tal on veel nagu see natuke petta saanud tunne ka, et noh, et kuidagi jäeti nagu oluline asi ütlemata, et minu meelest siin ei ole väga palju vahet sellel, kas laps läheb lasteaeda, kooli või tööle nii-öelda, et ikkagi see erivajadus tuleb nagu siis ka välja tuua, sest ega sama asi, näiteks ka lapsevanemad küsivad palju meilt nõustamist, et kui mul laps hakkab nüüd kooli minema lasteaast, et kas ma peaks ütlema, et tal on autismi diagnoos, on, et tegelikult seadusandlikult ma ju ei pea, kui ta on normintellekt ja ta võib minna sinna oma kohaliku kooli, aga
meie alati soovitame ikkagi vanemale öelda ja vanema hirm on ka seesama, et aga äkki nad siis ei võtagi teda sinna kooli, aga mõnes mõttes, kui neil on nii halb suhtumine sellesse, siis parem ärgu võtkugi tegelikult, on ju, et parem ärgu see laps sattugugi siis sinna, sest seda kogemust minul ei ole ausalt öeldes selle 17 aasta puhul ja väga paljude selle valdkonnas kokkupuutumisega, et kui see suhtumine on inimesel ikkagi erivajadusega inimesesse halb, siis see ei muutu ka siis, kui ta kontakti saab mõne erivajadusega inimesega, näiteks, et noh, ideaalis ju võiks nii olla, et näed, et tal nüüd Mart tuli tööle ja ta näeb, et Mart on tore mees ja siis tuleb välja, et Martil on erivajadus ja siis ta mõtleb, et oi, polegi hullu sellest, aga minu praktikas seda ei ole, et pigem ta mõtleb, et Mart pettis mind veel ja näed, need erivajadustega inimesed on lisaks kõigele nad veel petjad ka, on ju. Ehk siis mõistlik oleks kohe alguses ikkagi tööintervjuul seda ära rääkida ja kui juhtub siis, et ei võeta, siis pidi nii minema. Just. Ja ei maksa sellepärast ennast hakata halvasti tundma või alahinnata ennast selle tõttu veel rohkem, no näiteks, et ma ei saanud nüüd seda tööd, ma kukkusin läbi. Pigem, et see koht ei olnud minu jaoks. Ja, sest vaata tegelikult on ju ka nii, et mõned ei võta noori, mõned ei võta väikeste lastega emasid tööle, mõned ei võta just eakaid pensioniealisi, et siin ei pea ainult erivajadus olema, siin võib olla nii, et inimestel on igasuguseid, tööandjatel võib olla igasuguseid veidrusi peas, et mis talle ei meeldi, on ju, et mina oma praktikast tean ka lugusid, eks ole, kus tööandja ei saa võtta naiste rahvaid tööle, sest ta oma naine ei luba koos naistega töötada. Nii et põhimõtteliselt sa lähed sinna tööintervjuule, sa võid naine olla juba selle tõttu välja kukkuda, eks ole, et nii, et tegelikult on jah, ma arvan, et see mõte on nagu õige, et kui see sai selleks argumendiks, et sind ei võeta tööle, siis polegi vaja, sest see on ikkagi vastastikune suhe, et tööandja peab sind tahtma sama palju tööle, kui sina tahad seda tööd saada ja kui see on nii, et sa pead nagu mingi väikse varjamisega sinna juba tööle saama, siis ta on nagu juba on eos mingi asi sinna sisse kirjutatud, et see pole hea. Ja tihtipeale meiega näiteks praktikakohti otsides, et kui on juba helistades, kuna me võtame telefoni teel ühendust alati, et on juba ääres selline mõni väga skeptiline või pigem selline tõrjuv toon, siis me ka oleme seda meelt, et ta ei pidanudki sinna minema. Et tal ei pruugi seal pärast hea olla, kui me ära räägime, et ikkagi võiks tulla ja siis pärast on õppijal pettumus. Mis võiks olla see nüüd noorel, kes leiab töö, ta on üliõnnelik ja siis saabub see igapäevane töörutiin. Ja siis ta enam võib-olla varsti ei ole enam nii õnnelik, sest töö ei ole kerge. Ei pruugi olla kerge. Aga mis aitaks erivajadusega noorel siis tööturul vastu pidada? No, mis need nipid on? Kui me näiteks räägime, võtame näiteks autismi, on ju, siis autistil, mida rutiinsemaks asi läheb, seda parem on ju, nii et me ei saa ka nagu, see on nüüd üks koht ju, kus juba tuleb autisti rutiini selline hindamine juba plussiks, eks ole, et rutiinne töö, kui ma teen kogu aeg ühte asja, ma täpselt tean, mis on, tegelikult autistile väga meeldib, on ju, nii et selles mõttes ongi, et kui mitte autist võib-olla tüdineks sellest tööst ära, siis autist teeb hea meelega hommikust õhtuni täpselt seda sama asja, iga päev seda sama asja ja ta on väga rahul sellega. Nii et selles mõttes alati see nii ei ole, et tuleb rutiin, aga võib-olla su küsimuse mõte rohkem oli see, et tulevad need raskused, eks ole, et autistil võib mingi muu raskus sealt ette tulla, hoopis see, et muudetakse mingit tööprogrammi, et siis raskus on see, millega võib-olla võiks olla kõrval sellel erivajadusega inimesel keegi, kes normaliseerib seda. Ehk siis tegelikult raskus elus ei ole ju midagi sellist, millega ainult erivajadusega inimene kokku puutub. Terve elu on mingid teatud siuksed kivisid, kändusid, muhud, lohud on ju täis ja see on ka siukene omamoodi nagu veider nähtus, et kui meie oleme vaadanud ka oma teraapia kontekstis erivajadustega noori, siis osadel on kuidagi tekkinud see arvamus, et kui ma pean pingutama või mul on ebamugav, siis see on selle diagnoosi või erivajadusega seotud. Tegelikult see tihti ei ole sellega seotud. Hommikul üles tõusta väga vara on
väga paljudel inimestel väga raske ja kui ta sellest teada saab, et kõigil inimestel on aeg-ajalt päris raske ja ka kõige ägedamate tööde ja tegevuste juures on etappe, mis mulle võib-olla väga ei meeldi, aga ma vaatan tervikut, et siis tegelikult selline normaliseerimine on neil tihtipeale sellise ahaa-efektiga, et see ongi osa elust või okei, siis ma elan sellist elu, mida kõik inimesed elavad ja see on tore, nii et niisugune normaliseeriv tugi võiks olla kõrval. Just. Ja, aga noortele selle ülesärkamise osas, et võin teid lohutada, et ka üldiselt see on füsioloogiliselt nii, et noortel ongi raskem üles ärgata, aga lohutan siis teid, mida vanemaks saate, siis võib juhtuda see, et teil läheb juba 6 tunni ära, näiteks nagu mul. Et pidage vastu. Aga ma noppin sinu nagu Ivika sõnavõtust välja selle, et kui meil mõni tööandja on, kes ei teadnud veel, mis asi on autism ja millist inimest otsida rutiinsele tööle, siis just see on tegelikult see, mis rutiinne töö sobib suurepäraselt autistile. Ja ma ei teagi nüüd, kas CV-sse tohib kirjutada, et otsin autisti. Muidugi tohib. Ja mina olen, Eestis seda ei praktiseerita palju, aga ma olen... Mitte CV-sse, vaid töökuulutusse. Ma sain aru, mis sa mõtlesid. Et mina olen näinud, mul on kolleegid Soomest ja Inglismaalt saatnud mulle töökuulutuste näiteid, kus näiteks ma tean, et Soomes, ma ei mäleta, mis tehas see enam oli, aga tehases see oligi nii, et otsiti seda programmeerijat ja tärniga oli all, et soovitatavalt autistlik inimene, sest neil oli see kogemus juba, et seal see eelmine töötaja oli autistis, nad võtsid vahepeal mitte autisti, kellega üldse ei toiminud ja ega autistliku inimesega on, teine väga suur pluss on see, et nad on ikkagi väga ausad ju ja nendel on nagu see õiglustunne ja ausus nii suur, et ega see autist ei hakka sul näppama seda tööaega sealt on ju, kui tal on 9-5 tööaeg, siis ta on 9-5 seal tööl, mitte ta ei mõtle, et äkki ma täna kuidagi saaks pool tundi nagu lihverdada ära on ju, samamoodi kui tal on, ta ei hakka seal tegema paaritunniseid kohvi- ja suitsupause, sest tal on ikkagi nagu see, et ma olen siia tööle tulnud ja mul tuleb töö ära teha on ju, ja et selline ausus ja nagu selline nagu tõsine suhtumine asjadesse, et see on ju ka autistidele üks eripära, samas ATH-dele see tohutu leidlikkus, ideede paljusus, mõtete paljusus, jälle nagu mega hea võimalus kuskil loovkeskkondades ära kasutada, et kui jooksevad kinni, et ei tule mõtteid, siis söötke ette midagi ATH-le, tal hakkab nagu see mõtete virvar kõik tootma nagu tohutult neid ideid, et nii, et tegelikult on väga palju plusse nii autistidele, ATH-del, mis tööandjatele vägagi kasuks. Kas see on see, mida nimetatakse supervõimeks või see on supervõime ja see on ka juba ikkagi kohati nagu juba klissee või? Ja mulle see supervõime sõna kohe üldse ei meeldi, et mul on kerge süga allergia selle vastu, et mulle meeldib mõelda nii, et kõik on normaalsed inimesed, et selles mõttes, et me ei pea nagu ka üle forsseerima seda, et nüüd nad mingid tohutud supermehed või supernaised on, et pigem ma arvan, et need on nende tugevused, nii nagu meil kõigil on mingid tugevused ja tööandjana ma saangi teadlikult lihtsalt selle inimese tugevusi nagu panna siin meie kõigi kasuks, töökoha kasuks, aga ka inimese enda kasuks, sest nii ta saab edu elamusi. Nii nagu me rääkisime, et tulebki otsida üles inimeste tugevused, nii juba seal koolis, kui ta tuleb kooli ja toetada neid tugevusi ja neid arendada ja mitte siis keskenduda etteheidetele, et seal nagu mingid asju sa ei oska. See läheb tegelikult edasi ka tööturul, et otsi oma töötajalt, millised on tema tugevused ja leia see õige koht, mis sobib talle oma nagu ettevõttes ja sa saad väga tänulikku, sa saad väga kohusetundliku ja väga ausa inimese. Ma võtaks selle ploki praegu nagu kokku, et ka sellega, et ka sellise küsimusega, et kas teil on mõtteid praegu selles osas, et kui te oleksite majandusminister, mis võiks olla see üks muudatus Eesti tööhõivesüsteemis, mis aitaks toevajadustega inimestel paremini tööturule siseneda, tööturul hakkama saada? Mis see võiks olla? Ma võin kohe öelda, ma olen selle peale mõelnud lausa enne. Ma olen igasugused ministritoolid läbi mõelnud, et kui ma oleks, sest ega ma ikkagi aegade jooksul olen ka mänginud mõttega üleüldse poliitikas kuidagi sukelduda, nii et selles mõttes ma olen neid mõtteid läbi mänginud enda peas. Kui ma oleksin, siis mina teeksin kõikidele tööandjatele, nüüd kui ma võtan selle autismi ATH ja selle oma valdkonna, teeksin väikesed koolitused, et kõik saaksid teadlikuks, see aitab nende neid hirme alla võtta, nad
nad saaks teadlikuks nendest samadest tugevustest, mis on autistidel ja ATH-del ja ise autismikoolis ma olengi ka tööandjatele sellised väikesed koolitusprogrammid kokku pannud ja need tööandjad, keda me oleme koolitanud, ütlevadki, et ma oleks võinud 10 aastat tagasi selle koolituse saada ja et kahju, et see nagu ei ole kohustuslik osa, et ma paneks kohe ettevõtlusõppesse, kus noored õpivad juba ettevõtjateks ja tööandjatele kõigile, nii et ma teeks selle, et selline kohustuslik väikene selline koolitus, et mul tekiks ettekujutus, mida tegelikult üldse tähendab autistlik töötaja ja ATH töötaja ja see võtaks juba kõik need hirmud maha, hakkaks mõtteid tööle panema, kuhu ma rakendada neid saaksin ja nii edasi. Ma tahaks siia juurde lisada, et me tegelikult ju Astangul oleme kunagi teinud tööandjatele koolitusi erinevaid, et ka aga mingi aeg võttis vist Töötukassa üle selle, hakkas tegema sarnast asja, et meie koolitused jäid nüüd soiku, aga me tegime täitsa oma majas ja tutvustasime maja ja kõike muud sinna juurde, et olid sellistele väikestele gruppidele ja päris hästi toimis. Aga sa mainisid... ma teeks umbes nii, et nagu vaata, nagu praegu on see esmaabi või tööohutuskoolitus, et nad peavadki selle väikse koolituse nagu läbi tegema, et mitte nad ei pea Astangule tulema ega kuhugile minema, vaid see on nagu kuidagi selles tööandja paketis, nii nagu praegu on ju tööohutuskoolitus, tuletõrrekoolitus on ju, et umbes samamoodi on see erivajaduse mingi ülevaatlik koolitus on nagu kohustuslik osa, nii et... See on väga hea mõte, millega siis pöörduda ka võib-olla siis majandusministeeriumi poole ja öelda, et siuke koolitus võiks olla. Et see oleks tore. Ja nüüd oleme jõudnud nagu lõpufaasi. Ütleme, et siis kui meil mõni vaataja on meil jäänud järgi sellel pikal saatel, siis te saate nüüd väga häid vihjeid. Kui te ei ole jätkuvalt veel tööd leidnud või olete tööandja, kes kahtleb veel erivajadusega inimese tööle võtmisel, siis järgmine lõik ongi sellest, mida Töötukassa pakub esiteks tööotsijale ja teiseks tööandjale, et toetada siis tööturul toevajadusega inimesi. Ja intervjuu on meile juba saate esimesest intervjuust tuttava Tom Rüüteliga, kes töötab siis igapäevaselt Töötukassas tööandjate nõustajana ja temaga vestleb meie enda tubli projektijuht Remi Gregori Sasi. Kui nüüd noor näiteks läheb Töötukassasse, millist abi ta sealt saab? Kui ta tuleb selle küsimusega, et ma ei leia tööd, mul on erivajadus, mis ta tegema peab? No erivajadustega inimestele, kui inimesel on vähenenud töövõime või puue, siis on teenused talle, kas käib temaga koos siis palgatoetus või see on siis nagu tööandjale mõeldud töökoha kohandamine, abivahend, tööalane abivahend, eks ole, ja tugiisik jällegi tööandja poolelt, et ja kindlasti tööandjate nõustamine ka tervise teemadel, et võib-olla inimene ise ei taha nendest asjadest rääkida, et näed, mul on liikumispuue, toon enda näite, et kuidas ma tööl toimetan, et võib-olla oleks siis hea, kui keegi teine minu selle vestluse nagu, mis see siis see liikumispuue on, mis mu abivajadus on ja nii edasi, siis tööandjaga nagu ära räägiks. Ja kui nüüd noor saab kuskile tööle, kas siis, kui ettevõtja tahab kohandada, kas ta saab teie poole pöörduda? Ja ta peabki pöörduma. Ettevõtetel on tavaliselt Töötukassa kontaktid on tööandjate konsultandid, kelle poole alati saab pöörduda. Ja tööandjate konsultant tunneb siis kõiki Töötukassa teenuseid võrdlemisi hästi ja siis saab nendest kohandustest ja nendest tugiteenustest rääkida. Kas, kui me vaatame sinu näitel, kas Töötukassasse, kui keegi tahaks nüüd noor tulla proovima või praktikale, kas ta saaks tulla või pigem ei saa? Pigem me täna räägime sellest, et pigem võiks saada. Küsimus on selles, et mida tegema. Meil on tegelikult päris palju on ameteid, et Töötukassa selle aasta prioriteet
ilmselt ka järgnevate aastate prioriteet on ikkagi noored. Ja kui noor tahab tulla Töötukassasse praktikale, kirjuta motivatsioonikiri, kirjuta, mis sa teha tahad, enamus nimesid koos ametikohtadega on tegelikult Töötukassa kodulehel olemas. Ja lõppsõnum noorel oleks see, et ära viska püsti põõsasse ja pinguta lõpuni ja küsi nõu ja kui ei tea, siis pöördu Töötukassasse või kuskile mujale. Jah, ära jää üksi, ära jää konutama koju, kandideeri, käi praktikal, uuri töövarjupäevad, mis iganes, et sa saaksid kuskile jala ukse vahele panna ja kui sa ikkagi noor tahab, siis üks asi on see, et jah, et vaatan kõvasti YouTube'is videosid ja nii edasi, aga tegelikult on ikkagi see, et tuleb kodust välja minna ja tööandja juurde minna ja hakata uurima, et kuidas see töö käib, mis endas kujutab, meedia võlub hästi, YouTuberid võluvad hästi, et kirjuta, ma ei tea, kes see on, peenika porgand, mis iganes, et kuule, mis su see behind the scenes on, et mis sa seal tagataustal teed, on ju, et see on tegelikult metsik töö, mis seal tuleb taustal teha, et jah, kas või 5. korrusele ronida, eks, me ei tea seda. Ei tuleb pingutada, igal juhul aitäh sulle, Tom. Aitäh. Aitäh Tomile väga sellise kokkuvõtliku ja väga konkreetse info eest, kuidas Töötukassa saab aidata nii tööotsijat kui ka tööandjat ja kuidas neid siis erivajadusega noort ja tööandjat paremini kokku viia. Aga eriline tänu läheb siin praegu Remi Gregorile. Nii nagu Tom viitas siin, ta viitas kellegile peenikesele porgandile, keda mul ei ole au tunda, ja ta viitas ka siin mõnele, et keegi, kes läheb 5. korrusele. Nimelt see intervjuu on tehtud Tommi juures, kes elab 5. korrusel. Aga trikk on selles, et Remi on ju ratastoolis. Ja ratast selles majas ei olnud lifti. Remi pidi põhimõtteliselt ronima mööda käsipuud ennast tõmmates 5. korrusele, et see intervjuu läbi viia. Ja see ei ole veel kõik. Remi oli see, kes pühapäeval mõtles küsimusi nii meie tööandjale kui ka Tomile. Ja see intervjuu on läbi viidud esmaspäeval pärast tööaega, see on kuskil 6 ja 9 vahele. Nii et ma ütleksin, et kindlasti see, et pühapäeval on tööd tehtud, et ka töövälisel ajal, ütleme siis pärast 5 on tööd tehtud, et Rain Lõhmus on kindlasti oleks õnnelik selle üle, et meil on nii ägedad toevajadusega noored. Ja muidugi see on ka tegelikult Astangule omane, et kui on vaja, siis tehakse ka pühapäeval tööd ja ka ütleme siis seda klassikalist, väljaspool klassikalist töökella aega. Aga jaa, me oleme ka muidugi uhked Remi üle, et Remi sellise niimoodi tööd teeb. Aga Iivika ja Merle, et mul on teile ka nüüd aeg anda lõpusõna. Iivika, et sa oled nüüd aastaid töötanud neuro eripäradega noortega. Mis sa tahaksid, et nad võtaksid sellest saatest kaasa? Mis on see kõige olulisem sõnum sinu jaoks? Võib-olla üks nagu selline oluline sõnum oleks mul see, et mida ma olen ka ise autismikooli poolt varasemalt nii näinud kui öelnud ja mida ütles ka Tom tegelikult hästi välja, et see, et tulge sealt kodust välja. Ehk siis tegelikult meil on ju päris palju noori, kes ei õpi ega ei tööta ja kes on aastaid seal kodus kuskil peidus urus olnud, et tule välja ja ka meil autismikoolis on ju väga palju tegevusi noortele, on noorteklubid, on teraapiad, individuaalsed tegevused, on koolitusi, on kõiki asju.
asju, nii et tule välja sealt ja teine pool ongi see, et hakka ennast nagu kursima, et okei, kui sa välja ei taha tulla, siis on ka internetist võimalik neid asju, et tegelikult on ka veebinõustamised meil olemas näiteks, on ju, et kuidagi hakka ennast nagu ka kurssi viima, et kuidas siis ikkagi leida omale rakendust, sest no me ju kõik tegelikult toimime nii, et ega siis lõpuks ükskõik millise inimese sa võtad ja paned 5 aastaks koju istuma, siis tekib see mandumine, et ikkagi nagu kuidas seda rakendust endale leida, et aju töös hoida, selleks võib ju eeltegevused olla mingid hobid või mingisugused muud tegevused või noh, nii nagu ma ütlen, et autismikoolis on noorteklubi, tule tegutse seal noorteklubis või milles iganes. Nii et kodust välja tulemine, aga leia see koht, kus sul on hea, et ma arvan, et meie siin mõlemad oleme täna selles mõttes head näited, et autismikoolis on hea noortel ja Astangul on hea noortel, et leia siis see koht, kus sul on hea, et ära hakka nagu pressima sinna, kus suure tõenäosusega sul ei ole hea, kus sa saad selle tõrjumise kogemuse või sellise halvasti suhtumise kogemuse, siis lähed sinna urgu tagasi, et näed, ma teadsin, et oligi halb, on ju. Ja veel, mis minu meelest on nagu tähtis noorele, on see, et kui ikkagi asjad on nagu halvasti, siis otsi ka seda abi, et tegelikult on meil ju ravid, meil on ravimeid, meil on teraapiaid, et ei ole selles ka midagi halba, et otsida omale päriselt seda abi, sest kui sa ikkagi oled seal kodus ja sa ei suuda sealt välja tulla, see on märk sellest, et asjad on kuidagi kehvasti ja seal ei ole ainult see erivajadus taga, vaid võib-olla on sul depressioon juba tekkinud, aga depressioon on ju ravitav haigus, nii et selles mõttes võib-olla sul on vaja hakata ravima seda haigust. Et need on nagu sellised minu jaoks nagu 2 tähtsat mõtet ja 3, mida minu meelest vihjas ka Tom, et negatiivsete kogemuste peale, et ära viska seda lusikat nurka, et negatiivsed kogemused on tavaline elu osa, jällegi kõik saavad neid aeg-ajalt tõrjumise kogemusi, aeg-ajalt väljajätmise kogemusi, et see ongi normaalse tavalise elu osa või see, et ma ei jaksa kõike teha piisavalt hästi, on ka tavaline elu osa, nii et selles mõttes jällegi, et võta seda kui lihtsalt nagu elu elamise kogemust ja kui sa kodust välja ei tule, siis hakkab midagi juhtuma ka. Ja kui tuled, siis võib juhtuda, et kõik läheb väga hästi, aga vahest on ka see, kus sa nagu komistad. Ja see on okei, tõused püsti, liigud edasi. Merle, 19 aastat oled ka sina toevajadusega noortega töötanud. Mis sinu sõnum oleks, mis sa tahaksid, et sellest saatest jääks kõlama, et noored jõuaksid tööturule ja ka seal tööturul vastu peaksid? No kindlasti tööturul kõigepealt alustan tagant otsast, et vastupidamiseks on vaja, et sul oleks ikkagi tugi. Et kas perena, sõpradena, mõne asutuse näol, et kes sind toetaks seal tööturul püsimisel. Aga minu sõnumine on veel noortele, kes pelgavad siis tööturule astuda või seda sammu elus astuda, et justkui päriselt iseseisvaks saada, et ärge kartke. Andke endale see võimalus ja andke tööandjale see võimalus. Jaa. Või siis äkki niimoodi, et okei, kui sa kardad, aga anna ikkagi omale see võimalus, on ju, et kartmine on ju ka okei tegelikult, aga lihtsalt see ei tähenda, et ma peaks selle valiku tegema, et ma ei anna võimalust, et mulle see mõte meeldib, et anna see võimalus igal juhul isegi, kui sa kardad, on ju. Just. Ja Ivika ja Merle, ma tänan teid, et saatesse tulite ja aitasid avada siis erinevaid tahke, kuidas toevajadusega noorel tema eluteel on võimalik ületada seda silda koolist tööturule. Nagu me nägime, siin on väga palju erinevaid tahke ja väga palju erinevaid võib-olla probleeme, väljakutseid, aga kui seda võtta ette ja tegutseda ja leida ka sellised hoolivad inimesed kõrvale või hooliv ettevõtte ja kui sa tajud, et see ei ole hooliv ettevõtte, ei ole hullu, ära mine sinna. No nii samamoodi me ju ei suhtle ka ebameeldivate inimestega, ei taha suhelda. Aga kuskil on kellegi jaoks keegi olemas ja need tuleb üles leida ja need leiab üles nii, et sa tuled kodust välja. Head kuulajad ja vaatajad, selline oli Hoolimise lauanurga 10. saade. Mina olen Gert Valdaru ja loodan, et kohtume tulevikus veel.